aga see plaadifirma sündis ikkagi sellest, me jõudsime liiga vara Leetu. Aga ja me sõbrad, läksime hommikusööki ja... Ükski hea lugu ei ole alanud sõnadega, et läksime baari, võtsime vee ja salati. Läksin koju ja siis hakkas juhtuma. Läksin koju ja siis vaatasin, et nüüd võiks kruttida. Kiiver. Tere tulemast saatesse. Endine Sky Plussi DJ. Ei ole. Ei ole? Ma Sky Plussis pole kunagi olnud. Kuskil sa olid? Kuskil sa olid? Uno raadios. Unos olid sa? See on nii vana asi. Kas Uno omandati omal ajal nagu Tre? Siim Pohlaku puhast. Hostile takeover. Oota, Uno oli ju, mis teil nagu toimus seal? Teilt kuulute positsioneerisid olite, sest mingi moment Uno muutus mingi retroraadios põhimõtteliselt. Unos sai My Hits. Ei, aga Uno Niipidi oli või? Sky Plus ja Uno olid minu meelest 2 kõige kõvemat raadiot üldse kunagi. Jah, vastab tõele. Yeah. Me tegime Märksiga, tegime hommikut ja samal ajal tegid Maie ja Valdur tegid teises programmis hommikut. Hiljem oli Kivisaar. Jah, nii. Ja siis mingi aeg sai läbi. 10 aastat hommikul ärkamist. Päris tüütu. Siia ma nimestan, kuidas mu kallis kolleeg viitsib seda teha. Mis kell äratus oli siis? Mingi 5 paiku. Väga vaata, tal on sisse kodeerinud see endale. Et ta võib-olla ei oskangi teistmoodi, tal on vaba päev, ikka on kell 4 on klõpsti üleval. Kurat, ei olnud. Ei olnud? Ei olnud. Ega sa ei saanud vist lubada endale mingisuguseid olemisi? Ikka sain. Ja siis läksid otse ka vahepeal? Ikka. Mulle meeldib see, kuidas sa kuulad mingisugused hommikuvennad räägivad. Never pole sisse maganud. Bullshit. Kõik on sisse maganud. Korea tegi kunagi saadet, ju? Ta lasti lahti, sest ta jäi magama. Ei, ta ei lastud sellepärast lahti. Aga ta jäi magama küll. Mingi jutt oli, et ta lasti lahti sellepärast, et ta jäi magama. Soovi saates jäi magama. Pani loo peale ja siis... Ta oli diivani peal ja lasi silma kinni. Okei. Siis playlist läks edasi. Aga samal ajal vend pidi rääkima, vaata mingi aja teid. Okei. Mis kuradi raadios see oli? Ringi FEMis. Oli vist jah ringis. Ja siis ta pidi ikka seda kõnesid vastu võtma ja kedagi tervitama ja kuit magas poolist tundi samal ajal. Saade käis, Katy Perry laulis ja juba 5. korda sama laulu. Aga ta mingi raadio failsafe vist ikkagi, nii et kui ikkagi tükk aega on vaikus, siis... Ta paneb midagi käima, jah? Teil vanasti oli ka nii, või panite need lintidega või kuidas teil? Ei, kuule, tegelikult mingi aeg ikkagi CD-plaatide pealt. Päriselt mängisid CD-plaatide pealt. Panid vale loo vahepeal ja... Igast asju. Ta võtsid riiulist uue CD ja mõtlesid, et keegi küsis soovilugusid Metallica. Kas nii juhtus vahepeal, võtsid CD ja oli tühi? Märks oli koju võtnud kuulata midagi. See on see, et olid üles ehitanud enam selle peale, et selle looga alustan, sest sinna plaati polegi. Mõnus. Oli. Ja seal oli ka see, et seal oli mingi vend tuli ja ütles, et ma alustan oma programmi, selle looga kindlasti, pärast lõunast programmi. See eelmine vend lõpetas sama looga ära. Hästi. Mingit sükest nagu mingi top 40 playlist ei olnud, igaüks mängis seda, mida tahtis. Mis päev tuli? No enam-vähem, mingi kerge arusaam oli. Saatega oled kursis enam-vähem? Ei, üldse mitte. Aga meil on uus formaat ka. Uus formaat, mis on suhteliselt sarnane. Ütleme nii, et see ei muuda midagi. Oli edukas saade, et kui sa vanaga oleks kursis, siis nagu... Ühesõnaga, me siin mängime natukene seda jalgpallivärki. Mitte siis päriselt, vaid konsooli peal. Ja siis räägime natuke juttu ka kõrvale, aga meil on uus formaat, kus me teeme 2 mängu ja siis on 3. on üllatustegevus. Tavai. Ja iga mänguvõitja saab siis panustamisraha ka Coolbetilt. Cool. Tsiteerides klassikuid, what can possibly go wrong? Everything. Aga siis me anname sulle mingisuguse edumaa. Sa vist ei ole üldse mänginud? Ei, okei, valatan. Vist äkki kunagi mingil moel olen mänginud, aga jah, selles mõttes ma arvan, et teiega võrreldes ikka kuradi poisik. Alustame siis. Kas me teame, mis mänge ka mängitakse seda? Teine pult on seal kuskil sinu juures. Nii, mis see eetrisse läheb meil siis nädalavahetusele? See läheb eetrisse, ma ei tea, jah. Saadust me sellest ei tee, et me teeme seda saadet ette natukene. Tibake teeme ette, jah. Ütleme niimoodi, et see saade läheb eetrisse sellel nädalal. Mis tähendab siis, et laupäevased mängud on? Laupäevased mängud võiksid olla need, mille vahel me valime.
nii, on sul mingi eelistatud liiga ka või? Jalgpalli sa jälgid? Põgusalt, jah. Aga mitte väga hoolega. No Dortmund mängib St. Pauliga. No ma olen St. Pauli, seal Dortmund. Whatever. Mine sinna poole. Sobib hästi. Mine sinna poole. Lähed sinna poole. Nii, vajutame nüüd palju me ette anname? X-i. X-i vajutame. Mingi 5 ette või? No anname, ma arvan, tundub, et 8. 8 või? Ma ei tea. 8 on raske nagu. Võtta 8, vaatame, mis saab. Tee see proovimäng 8 ka ära. Ja, see on nii vana mäng, et me oleme teises liigas veel või? Me proovime ka uue mängu osta siia. Me kunagi sebime uue mängu, jah. Sa pead nüüd otsima. Nii. Las ma aitan sind. Ma veel liiga kindel ei oleks, et see järgmiseks saateks olemas on, aga... Jah, meil ei ole siin ostnud veel kaasaegset FIFA-tki. Ahah. See formaat on nii uus, et... Nüüd jälle X-i, jah. Siis lähme X edasi. Et kui sa enam-vähem tead, kuidas mäng käib, siis... Aga sa luppe tead või? X-ist söödab. X-ist söödad on ja siit lööd. Ma luban, et algus saab lõbus olema. No sööt ja löök on kõige tähtsam. Ma annan palli sulle natukene toksid. Tunneta. Tunneta. Sa jala tunneta. Kuidas muidu külalistel läinud on? Ei, igasugused on olnud. Igasugused on olnud. Ant Nurhan käis kunagi loputas meid niimoodi nagu... Kusjuures tõesti, ta oli väga hea. Nii. Konsool on katki või? Konsool läks rikki või? See parandus sul ei läinud väga hästi vist või? Sa ise parandad konsoole või? Praeguse pealt võiks öelda, et parandab ise, jah? Ei, no ta käis paranduses, noh, ikka on samasugune. Parandused tegid nad üldse midagi või? No ma ei tea, jah. Mis on teinud nüüd siis? Oleme tagasi. Oleme tagasi, tund aega hiljem. Väiksed tehnilised viperused. Uus PlayStation. Mina käisin kodus vahepeal. Ja alustame siis uuesti. Mis mäng teil oligi? Meil oli siin... 8 andsid ette, ma tean. 8 andsid ette, jah. 4-minutilise poole aja peale. Ehk siis meil oli Dortmund ja St. Pauli. Just. Ja ma olen siia poole ja sa oled sinna poole. Vaata, sa oled nagu... Sa oled saanud juba harjutada paar korda. Selle osaga ma saan juba hakkama, see on okei. See on okei. Asi jookseb, nii, sa pead nüüd leidma selle... Võistkonna. Näed, leitud. Korras. Mulgi olemas. Kuule, väga hea. Ja sõidame. Kuule, palju paremini läheb see? Jube hästi jookseb. See saade jookseb megata. Selle hetkeni, kui siin me oleme olnud. Nii kaugele me oleme jõudnud. Mina. Sina? Kes see kuradi... Tegid ise ennast? Ma ei tea, mis on mingi kuradi karva näinud seal. Minu pleissad oled sina. Aga see on William Brandt. Ühesõnaga... Mis on seal? William? On või? Ma arvan. Kahtlane. See on see 2 aasta tagune William. Ma hakkan siis 8 kühveldama. FIFA 24. Nii. Oota, võta pall kõigepealt ja vaata, mis sa teha oskad sellega ja mis sellega teha saab. Nii. Liigud sellest nagu... Ahah, edasi jah, niimoodi jah. Kõrvale saab ka liiguda ja värki vaata. Ja sinna poole, kuhu siis nagu näitad, sinna poole ta nagu lööb seda palli ka. Ja saad nagu mult ära võtta seda palli ka. Kui tuled lähedale... Meest vahetad ülevalt vasakult. Okei. See, okei. Vahetab meest. Kiirkursus, läbitud. Hakkab pihta. Sul on 8 lüüa. No ma siin üritan palli kätte saada kõigepealt. Oba. Nii, aga EOK. Ma saan aru, sul eluks pärast EOK-d mingit päris head plaani ei ole. Hetkel ei ole, jah. Jalgpall see ei ole igal juhul, nagu sa näed. Nii, et 1,5 kuud on veel aega, jah? Jah, midagi süükest märtsi lõpuni, nii et... Kas on konkurentsikeelt ka, et see ei tohi teises EOK-s töötada või? Teise A-liitu ei tohi minna, võrguliitu ei tohi minna? Ikka tohin. Tohid kõike teha, jah? Jah. No, aga siis äkki sealt tuleb ka otsida? No, ma ei tea, ma ei ole üldse kindel, kas ma üldse spordiski jätkan, nii et... Aga kaua sa olid seal? Kuule mingi 9 aastat. 9 aastat? Jah. Mis sa ära tegid siis seal? Mis on turundusdirektor olid? Turundusdirektor, jah. 5 kõige paremat asja,
5 olümpiastarti kiirniimoodi. Kõige paremad asjad või? Ma arvan, Team Estonia brändi loomine kui selline. See on päris hea bränd. Kova. Esimene. Nii, väga hea. Team Estonia bränd. Team Estonia bränd, nii. Teine asi. Ma arvan see, et me suutsime suht kehval ajal, ehk siis sellel aastal tuua majja uue autotoetaja Škoda. Sest ütleme nii, et praegu nagu sa tead, ilma alota kahjuks, aga nagu sa tead, ei ole ju selles mõttes. Autodel on keerulised ajad, jah, et selles mõttes sügav kummardus autos ajapundile. Nii, ära hakka. Võt. Miks? Ja see oli ka nagu selline, ma arvan, päris okei. Ja tegelikult ka see, et me oleme täna nüüd nagu suutnud koos heade koostööpartneritega spordiaasta tähtedest ka suht normaalse sellise peod teha. See on väga ilmakas peo. Meeldis? Mulle nagu iga päev. Kas sa selle iga aasta? Jaa, korra käis küll. Meil oli mingisugune mingi hip-hopi avanumber oli Genka vedamisel äkki vist. Kas viiekas ei olnud? Viiekat pole olnud, aga kohver on olnud. Ma mäletan küll, mul oli mingi sinine asi oli selles. Jaa. Ma olen kuradi nii palju asju teinud. Oli jah, mingisugune sinine dress oli. Aga see oli päris tüüne avanumber, mulle meeldis see. Ma mäletan, mis laulu või midagi tegin. Ma ka ei mäleta, aga lahe oli. Mingit räppi värki tegid? Muidugi lahe, mina tegin, mis peab olema lahe. Muidu ei kutsutakse nii. Kohver tuli teil nüüd igavat asja 2. Ma olen graafikus, vaata. Enam-vähem. Hea töö. Nii, siis meil on 2 tükki veel ju. 2 tükki veel, jah. See kohvri kutsumine oli ka üks nagu... Ei, see oli 3. See oli Škoda. Aga tegelikult oli, ma arvan, et me tegime päris ägeda kampaania Tokyo olümpiamängudele. See oli tehtud ühe Jaapani animekunstnikuga koos, kelle meie disainer leidis Twitterist ja kes peitus nime all Monk ja kellega me suhtlesime põhimõtteliselt siis selle. Ma ise mõtlen ka, et näed, ole hea. Me suhtlesime temaga Google Translate'i teel. Kirjutasime inglise keeles ja läks jaapani keelde tõlge. See oli päris lahe. Ja ütleme, et ta ehitas nagu päris ägeda siukse visuaalse asja paika. Ja tegelikult ma arvan, et üks kõige selline suurem asi oli see, et ma mingis ajahetkes hakkasin mõtlema selle peale, mismoodi üldse seda spordivärki Eestis natuke suuremaks teha. Ja just sellist nagu spordi ja meelelahutuse värki koos rohkem tegema hakata. Et see on nagu ka... Ma ei oska nagu öelda, et mulle nagu tundub, et EOK kui selline nagu, ongi viimasel ajal on ju olnud selline asi, mida kõik teavad, on ju. Ma ei ole nagu veendunud, et kas ta nagu ka kunagi oli selline asi, mida inimesed väga teadsid. Et sul on ikkagi nagu sportlased, on ju. Aga EOK kui selline institutsioon, ma ei tea, kas see on ka mingi sinu teene kuskilt otsapidi, et võib-olla praegu on nagu rohkem nagu institutsioonile tähelepanu pööratud, aga ma ise leian muidugi täna on see, et meie selline võib-olla teatavat laadi probleem on see, et Eesti sportlased ei ole ühiskonnas nii tuntud kui näiteks artistid. Palju meil olümpiale umbes läheb? No jaa, aga sul ei ole ka Šmigunni ega Veerpolk praegu. No aga meil on Tänak, eks ole. Tänakut on ju kõik teavad. Ja Tänakut. Tulemuste taga on kinni. Ei vaata, see on see sama teema, et palju on Eestis neid sportlasi, kes saaks rahulikult kuskil Selveris sebida niimoodi, ilma et keegi neil nagu ostukorbi ei passiks. Ma arvan, et täna ongi Tänak, ega väga palju rohkem ei ole. Et see on nagu see teema ja kui ma näiteks, ma ei tea, võtasin mingisuguse Eesti artistiga võrdluses, panen Rasmus Mägiga kõrvuti, siis ongi nagu see, et Rasmus Mägi esineb aastas võib-olla 4 korral Eestis või üldse, eks ole, et võistlusi on vähe. Ja sisu rohkem tegema. Jah, kusjuures tegelikult ongi see on see nii-öelda nagu see persoonibrändi teema. Aga sportlane tegelikult nagu tahaks nagu tulemust teha, eks ole, hakkame sellest pihta. Ja tegelikult ma kujutan ette, et see nagu see persoonibrändi loomine ju aitab kindlasti ka sponsoreid saada ja kõik seda, ja see on omavahel seotud kokkuvõttes. No see on ka see, mida me tegelikult täna nagu EOK-s kogu selle turundushommikuga, mis me käima tõmbasime, oleme teinud, me oleme üritanud neid alaliite ja võistlusi ja kõiki muid natukene nagu
isegi mitte ma ei räägi harimisest, ma räägin lihtsalt, et me nagu tahame nagu koos mingeid asju teha, mingeid praktikaid jagada ja kõike muud. Et täna tegelikult mina olen täiesti seda meelt, et muusika ja sport peaksid käima käsikäes. Et see on nagu see tänapäevane noor tegelikult tarbib muusikat lihtsalt niivõrd palju. Poliitika ja sport peaks käima käsikäes? Pigem mitte. On minu tagasihoidlik arvamus. Et ma ikkagi tahaks näha seda, et sport on selline näpud püsti, äge asi. Et mul on nagu selles mõttes hästi istub see, mida tegelikult on siin meil Rally Estoniaga tehtud, et ongi nagu kus te olete ka olnud ikkagi tegelikult ju väga vinged kontserdid, eks ole. Et see peab olema ja olles käinud Pariisi olümpias, ma vaatasin ka seda kogu seda meelelahutust, mis siin on ümber ehitatud, kõikidel areenidel olid DJ-d, mängisid erinevat muusikat, ma ei tea, alustades seal Edith Piafist ja lõpetades mingisuguste Prantsuse hausi vendadega, nii et ja lõpuks me jõuame sinna, see sport on ju tegelikult meelelahutus. Sport ongi meelelahutus, sest ega tegelikult täpselt samamoodi need samad vennad, kes siin ka nagu platsi peal jooksevad, nad ju miks nad sinna lähevad? Ikkagi sellepärast, et nagu mingid vennad vaatavad telekast ja mingid vennad on koha peal ja täpselt. Aga palju seal alaliite üldse kokku on? Kas seal mingid obskuurseid alaliite ka või? Allveekabetajad või? Allveekabet ei ole, aga meil on selles mõttes, ongi ikka tegelikult on ju selline asi nagu casting, mis on siis nagu kalapüüdmine, eks ole. Ja eks seal on veel selliseid... Ühe mehe alaliit on ka või? Päris ühe mehe alaliit ei ole. Jürka Maardust. Ei. Aga jah, on selliseid väiksemaid tegijaid, on suuremaid tegijaid. Et selles mõttes jah. Mis kõige väiksem alaliit on? Mis see võiks olla? Ma julgen arvata, et äkki, mis see meil võiks olla, kes nagu, äkki me ikkagi räägime jah sellest samastest mingitest sellistest nagu marginaalsetest tegijatest, millel on nagu harrastajaid võib-olla vähe, äkki see sama mingisugune see castingu liit, eks ole, midagi taolist. Aga see Bobikeelgu asi pandi kinni või? See oli ju, selles mõttes oli geniaalne mõte oli, aga ma viimati, kusjuures ma nägin seda kelku. Üks kelk on ju meil seal spordi- ja olümpiamuuseumis ja üks kelk oli Valgehauamäel. Okei, ja palju kelkeid see on? Kaks ongi vist, jah. Meil oli ka kõva plaan, et... Bobi kelk või? Me pidime olümpial olema see aasta. Aga meil oli korraks tekkis see plaan, jah? Meil oli olümpia plaan, jah? Aga helistasime kuhugi ju? Kuhu te helistasite? Me helistasime Bobikeelgu liitu või midagi. Pole siukest. Ei. Karl helistas Siguldasse, et kuidas trenni aegadega on. Meil hakkab siin tulema nüüd. Meil oli rahastus oli olemas kõik, poisid teeme värki ja siis tuli välja, et see, et 4 kelku välja panna, siis peab olema see kelgu kapten top 50 vend, meil ei ole sellist. Aga selle taha see jäigi lõpuks ju. Kõik muu oli olemas. Sest me mõtlesime, tegelikult oleks nagu päris tuus ju. No oleks siin rääkinud mõningate sprinteritega läbi, et ei ole siis nagu seda Jamaica filmi näinud või? No selle pealt meil tuligi mõte. Minu arust tegelikult see mõte tuli, et meil oli mingid kuradi imelikud kostüümid olid seljas. Minu arust oli mingid, me olime kalipsodes enam. Okei. No mingid trikood olid seljas. Ma ei mäleta, mille pärast see oli. See oli... Äkki see oli mingi sportlandi photoshoot? See oli Eesti Laulu mingi vaheäkt või mingi. Davai. Eelmise aasta Eesti Laulu vaheäkt ja siis mõtlesime, et me aastaga ikkagi jõuame olümpiale oma Bobi tiimiga. No meil nagu mõte oli nagu sellest ka, et Eestis väga palju konkurentsi ees ei ole. Vastab tõele. Maailmas ka nagu liiga palju vist ei ole. Maailmas ma ikka on. Palju. Ma arvan, maailmas on mingi maksimum 100 Bobi tiimi üldse on. Et palju harrastajaid on. No jah. See ei ole päris nii, et poisid... Ma ei tea, ega see kelp vast nii najalt sealt üle ei lenda või lendab? Ei lenda kuhugi. Et poisid, mis teete, lähme õhtul Bobiga sõitma. Võtame õlutise võtta, ma arvan, seal. Imelik. Tüütu on selle Bobi kelguga sõita. Sa sõitsid ju seal? Ma sõitsin, jah. Ma Lätis olen käinud sõitmas küll. Ülitüütu.
Mis mõttes tüütu nagu? No ikka raputab ja nagu lõpuks mõtled, et läbi võiks saada see pull juba. Aga see ei kestagi väga kaua. No mingi 1,5 minti just. See on mingi kolmandiku pealt mõtled, et tegelikult võiks juba läbi saada. No 2/3 on äge ja siis on siuke lihtsalt raputab ja tüütu on. Eriti mõtet on siis, neil on mingisugune siuke mingi pehme bobi kelk ka. Põhimõtteliselt sõidad selle laste batuudiga alla. Tivolitis on. See on täiesti mõtet. Aga sa panid ikka selle päris kelgu või? Ma panin selle päris, see on mingi vahepealne kelk, et nagu päris see mingi nitro kelk ei olnud, aga see oli mingisugune kapten oli siis? No selles mõttes, et ikka uiskude peal kelk oli, et see on nagu mingisugune ikka. Aga mingi vend ikka roolis selles mõttes on ju? Ja, sul ei lasta peale. Mingi vend lükkab alla su mõnest, et... Ja, poisid mingi sõita. Ise toote ülesse pärast. Kurvis vastu siis ja... No see on ka noh, see küllap see on mingisugune lihtne lahendus sellele, aga kuidas sa selle nagu pärast üles tõesti, et kui meil ongi, ütleme neljakesi võtame selle asja nagu käsile, on ju, et mis me siis neljakesi sikutame nagu iga kord üles selle kelku. Jah. See on mingi lahendus ikka mõeldes sulle. Seal äkki kuidagi tuuakse ikka ju. Jaa. No see on jälle mingi lisakulu, vaata, sul on mingi endal talvel, kes seda kelku üles sikutab. Ei, ma arvan, et see on ikka mingi mehaanika, mis veab. No aga teil ju selles mõttes, jah. Meil rahastus oli olemas. Rahastus oli olemas, jah. Ma arvan ka, et pole siin mõtet. Nii, 2 veel või? Jaa, 2 veel, jah. Palju sul aega on? Siis ikka on. Ei ole vähemalt. Lisaaega ei enam. Aga see alaliitude rahastuse pool, kas see tuleb nüüd puhtalt riigieelarvest või kuidas see käib? See tuleb jah, ütleme nii, et kõik, mis puudutab mingisugust tegevustoetuseid ja selliseid asju ja need ABC tippsportlaste kategooriad, see tuleb jah otse riigilt. Et see nagu meie oleme siis nii-öelda see vahendaja. Okay. Et, okay. Ja siis see, mis nagu siis sportlane ise või meeskond ise nagu sponsorite osas juurde saab, siis see on tema enda ja tema meeskonna teha. Ja see on nende enda teha ja noh, siis ongi täpselt, et nii hästi teevad, kui teevad. Õnneks ütleme nii, et on Eestis hakanud asi paremaks minema. Et siin juba võib julgelt öelda, et on mingisugused satsid Eestis, kes nagu ikkagi arvestavad juba endal kodumängude piletitulu oma tulus. Okay. Et siin selles mõttes. No eks lõpuks on sellest, jõuame jälle sinna nagu vaatajate numbrini, et see on ju kõik seotud jälle sellega, et kui neid sponsorid tuleb, on see, et kui palju sul neid vaatajaid on ja nii edasi. Kui kellegi südameprojekt ei ole just toetada mingit kindlat spordiala. Ei tule sul läbi ikka vist? Ei tule mul läbi seda vist, jah. Liiga vähe aega. Kuidas sa arvad, kas see Tänaku lahkumine seda Rally Estoniat ka mõjutab või? Kindlasti ta mõjutab, aga nagu... Ma kardan, et mõjutab kõvasti, sellepärast, et täna tegelikult ikkagi noh, me nägime ära seda, kui meil olid Euroopa meistrivõistlused ja Tänakut ei sõitnud. No tähendab sõitis, aga see ikkagi tegelikult nagu piletitulu nagu okei, seal oli ka üldse nagu WRC autosid jõudnud, hakkame sellest pihta. Aga see on ikka see, et sa tahad ju oma kangelasele tahad nagu kaasa elama tulla, eks ole? No muidugi. Ei tule sul läbi. Ikka 5 peal oleks tulnud ja... Nüüd on hea öelda. Noh, on nagu on. Sa ei saa hakkama. Aga mis tuleb? Siis tuleb loota lihtsalt järelkasvule või? Palju õnne. Aitäh. Ja nüüd on panustamise aeg. Mis seal salata? Vormel 1 on minu lemmikspordiala, aga jalgpall käib tihedalt selle kannul. Ning Bundesliga on minu ajaks ikkagi see liigade liiga ja kui ma kuulsin, et ma saan panustada Dortmundi, Borussia ja St. Pauli mängu peale, siis oli see minu jaoks nagu selline väga-väga suurepärane uudis. See oli, kuidas ma seda ütlen, kui kaks seda meeskonda kohtuvad, see on minu jaoks nagu pidupäev. Ja sedapuhku sellel pidupäeval panustama sellele, et mõlemad meeskonnad
ei skoori. Nii lihtsalt on ja kas läheb nii või naa, vahet ei ole. Ma olen veendunud selles, et mõlemad meeskonnad ei skoori. Leipzig Bayern muidugi. Hertha Schalke. Leipzig Bayern on laupäeval vist. Sa vist pead oma selle puldi sisse lüütama. Keskelt sellest. City United. PlayStationi nupp moodi. Yes. Nüüd mine sinna add user, kliki X-i ja nüüd pane kõrvale ja pane quick play. See mul ei ka enam meeldelt. Ava. Nii, oota, mis mäng? United City. United City või? No, United City. No, davai. Nii, bingo, classic match. Classic match, jah. Nii, sa pead minema üles ja England. India oleks muidugi selles mõttes. Ja siis Manchester United. No, City, jah. Jah. Normaalne andmine, jah. Jah, väga hea on see. Korralik terbi. Noh, X ja läme. Aga jalgpalli sa jälgid ja jälgi? Vähe tegelikult, et ma mingil... Seal on liiga palju nagu neid, nagu nii fänne, et seda ei mõtle seda vaadata. Tegelikult sa jõua jälgida kõik enam. Jah, ei, selles mõttes, et... Tundub, nagu spordiga nagu selles mõttes ikkagi nagu, noh, peadki olema, on ju. Ja. Minge mängu enne, kui see plahvatab meil. Et jah, ma selles mõttes, et jalgpalli ma liiga palju ei vaata, aga no, nagu ikka tavaliselt, kui mingisugune tead, EM, MM, mingid premeeri... Õudselt palju toega. Teil on siis 8 vahele. 8 ärale, et siis palusad. Oi. Aga mitu medalit Eesti siis olümpial nüüd toob? Kes meil nüüd kandidaadid üldse on? Ilves on ju? Ilves. Kurlingu mees ja naine. Kurlingu mees ja naine, Harri ja Maria. Siis noh... Martin Liiv tegelikult ju ka mängis siin täitsa, tähendab, mitte mänginud, uisutas Euroopakatel päris korralikult tulemas. Seal mingi vend kukkus ümber nagu selles mõttes, et... Aga ta ise ütles, et see ei seganud. Ei seganud, et ei jäänud ette. Ei jäänud ette, jah. Seal on muidugi päris paha, kui see nagu üle sõidad, et seal on nagu põhimõtteliselt... Seal on nagu... haiget saada. Ei. Juba 1-0. Jaa, oli. Väga hull. No juhtus. Ei, no seal oli kahekesi uisutasid, üks mees kukkus ümber. Ja siis Eesti pani võiduk lõpuni. Jah. Aga jah, ühesõnaga siis me läheme, 3 on nagu hea või? 3 medalit või? Yeah. See oleks ülihea. Aga vanasti me saime ikka korralikult ju. Vanasti saime, jah. Ma arvan, et tänasel päeval... Aga need olid topsi pealt ka ju? Kurat, seda teab. Ametlikult ei ole ju. Kohtu lahendate? Sina uskusid Veervalu? Ei. Kordagi, vaatad silma ära seal. Ei, Veerpal on normaalne rallivend ju tegelikult, kui sa nii mõtled. No tegelikult küll. Mae oli, Mae teeb nägu, et on puhas vees. Aga Mae süüdistad ka keegi ju. No, kuule, mis sa arvad, et olid selle hotellis koos, Andrus nagu natukene näppi, siis Mae vaatas, kuule, anna mulle ka seda, kus sul on I want purple stuff. Näita mulle ka seda, mis maitsega on. Mis sa jood? Külmarohtu või? Kas tõesti Jägermeister? Aga selles mõttes see on ikkagi hea küsimus, et miks meil suusatamine on sellises kohas? No tegelikult sul ei ole talve, no. See on suur probleem. Ma ütleks ise, nagu praegu on, aga... Ei, no, aga sama... Tegelikult on nagu jama on see ka, et sul ei ole lihtsalt talve, kus sa lähed sõidad. No, aga samal ajal laske suusatamine, noh. No jaa, aga seal on nagu laskmist ka. And! Pead nagu täpne ka olema. Võid sügisel ka lasta. Mine rullita ja lase, vaata, et see ei ole veelune. No jaa, aga... Täpselt lased, siis sa ei pea eriti palju sõitma ka. Peaks ju tegema asja tegelikult palju lihtsamaks, eks ole. Lihtsalt lase talvel. Võtta see nagu sõitmise osa ära seal. Lihtsalt külmas laskmine. Ebamugavalt laskmine. Hops! Oi. Ma ei usu, et see talveteema nagu on see, et pigem on nagu... Mahlu, et ära lihtsalt. Tead. Nüüd kõrre tripid on. Korjati käest. Ma arvan, päeva lõpuks võib-olla laske suust nagu võidab sellest, et kui sa nagu hakkad tegelema sellega, et
siis sa nagu hakkad hoopiski laskesuusatamisega tegelema. Vaata populaarne ala. Jaa. No põnevam ka kõvasti. No on. Ma just nädalavahetusel vaatasin ka, et Tegelikult ei viitsi vaadata, et mingi vend seal klassikat paneb 50 kilomeetrit järjest. Vaatasin paralleel. Sama liigutust teeb 3000 korda. Jaa, aga veel pole omal ajal pani, siis ikka kõik vaatasid. No see kõigil olid kuradi ruudulised vihikud käes. Nagu Matil. Nojah. Aga see uisuvärk, kuidas see nagu meil, et mehed käivad kuskil Hollandis möllamas või? Ütleme nii, et see, mida on täna näiteks teinud Martin Liiv ja see, mida teeb Ilves, see on ainuõige. Tegelikult Arti Aigro hüpetega samamoodi. Et sa pead minema sinna treenima, kus on nagu kõvad vennad. Et noh, siis pole mõtet siin... Muude üle vist. No kuule, kus sa uisutad Adaveres või? Ja ma mõtlengi, seal ainus ring ongi Adaveres, seal Saatali taga lasevad. Ja Väino Treiman on, paneb vett maha ja külmutab ära selline. Noh, aga pull on nagu see, et sealt on tulnud nii Saski Alusalu kui Martin Liiv, eks ole. Kuidas Saski aasta kust välismaal pikalt ei elanud? Oota, kurat. Ikka ta oli ka. Kas ta elab Kadriorus praegu? Ma ikka näen teda. Aeg-ajalt näen seda. Mis see käib tiigi peal uisutamas? Ei, me kuidagi, mina ei tea, kas me tutvusime kuidagi kuskil, aga igatahes, noh, selles mõttes, nagu ma ütlen tere talle. Noh, väga hea. Kuskil vist tutvusime. Me oleme suht samal levelil. Ma ütlen teile ka tere, nii et. Aga mulle ütlevad mingid täis suvalised meil tere viimasel ajal. Ma ei oska nagu, no tere. Visaka inimesena ütled vastu ka. Ja, eks tule, jah. Vaata, ega endalgi on nagu, näed mingid vendad. Aga sul on ka nii, et sa nagu räägid mingi vennaga pika jutu ära ja siis küsid, kes see on või sa ütled, et ei tea. Üks päev oli just. Üks päev oli, vend rääkis mingi ülipikalt, ta hais. Ja siis ma olen nagu mingi plaane ja siis ma olen nagu, no võib teha küll. Mis jutt see on? Eks sa kirjuta siis ja vaatame, mis siis, kuidas graafik on. Ei, mu käest küsiti, et kas sa nagu tundsid ka teda? Ma ütlesin, et ei. Aga mis sa tega rääkisid? Ma ütlesin, palju ebaviisakam oleks olnud, kui ma ei oleks rääkinud. Ma ei tea, nagu tema rääkis rohkem. Sul oli niipidi, jah? Mul jah, tegelikult mul üldiselt nagu väljaspool seda. No ma näen. Olitsed enda aukusel. Ma lõhnab nagu kihlveopettuse järgi. Vahepeal on jah, mingid sepad tulevad jutustama ja siis mõtlen, mis kuradi, noh jah, tere. Sa oled nagu mingite vendadega nagu siis pikka plaani ka juba pidanud, et kui... Ei, liiga pikka plaani. Tegelikult ei tea, kes see on. Ei ole. Jätka nädalavahetus. Aga mul on mingid tüübid, kellel on nagu, ma ei tea, kas ma peaks tere ütlema. Näiteks mul on kodu lähedal. Mart Juure. Ei, Mart Juurega me oleme ikka paar sõna vahetame, kui näeme. Koerad nagu nuusutavad teineteist ja siuke, jah, et muidu tal see Robin nagu vist ei ole kõige sõbralikum koer, aga... Mis mõttes ei ole sõbralik? Ei, no vist mingid teiste koertega nagu, et seal võib risti minna, aga minu koeraga kuidagi vist on okei. Aga ta siis põhimõtteliselt, kas tema nagu võttis koera sinu järgi või Kivirohu järgi? Ei, minul on ikka kõige noorem koer. Okei. Sina võtsid Juure järgi? Mina ei võtnud mingi koera, mul naine võttis koera. Tiisi peal nii ta käib. Ja siis, aga seal on ka, näiteks käib teleajakirjanik Vahur Kersna. Tõsi. Tiimib ringi, tal on 2 koera, need koerad on siuksed, no ikka häälekad koerad. Ja siis ma olen Vahur Kersna, mina tean, kes on Vahur Kersna, on ju, Vahur Kersna tõenäoliselt teab, kes mina olen, on ju. Teil Eesti teab, kes on Vahur Kersna. Noh, selles mõttes me nagu kõnnime, me siukeste nägudega, nagu me teame teineteist, kes me oleme, aga vaata, tere ei ütle. Aga äkki teil on mingi mäng, et kumb nagu ennem järgi annab? Tere ütleb, jah. Ja siis Tanel Kiik, samamoodi, kõnnib seal. Vaatan otsa, ta vaatab mulle otsa, kumbki tere ei ütle. Ja noh, ma ei tea, kas ma peaks ütlema Tanel Kiiga tere. Tere, Tanel! Siis ta on jälle, tere, kes see vend on, räägib ülipikalt. Sa ei taha... Kuule, mul on siuke tunne, et sa ei taha saada nagu seda tunnet, et mine pikki, sa ei tunnegi mind või? Mina, ei, mis... Sa pead selle nagu maandama, selle riski kohe sa ütled ära, jõu, ma olen see... Tere! Bändimees. Ma tegin televiisoris... Mis bändimees? Jaagup, jaiss, kurat. Oi, kurat.
Jais, kuri vaim jah. Tal oli ka kuridi mingi pimesoole haigus oli tal oli vist päris ohtlik olnud puhul sinna. Lõhkes vist kuuldavasti. Tal oli jah nagu pahasti. Sul ei ole olnud mingit siukest ekstreemsust või? Ihulist. Pimesoolega on korras, aga mul on infarkt olnud. Assa rais. Aga kuidas see käis? Vasak käsi jah? Kiiresti. Ei, ma läksin tööl hommikul ja siis tundsin, et on nagu midagi valesti, mingi valu ja siis läksin sinna EMO-sse, ise autoga sõitsin. Eesti mees, noh. Tere, mul vist. Päris ei ole, noh. Ma natuke, kusjuures ma veel maja ees nagu tundsin, et andis nagu valu natuke järgi, et saan äkki tööle tagasi sõita. Aga noh, ei saanud. Ja siis pandi juhtmed külge, et nüüd on kiire. Nüüd on kiire, jah. No mis tehti siis? Ühe mingi veresoone ummistus oli ja siis lükati sinna stent sisse ja ütleme nii, et siis olid natuke aega haiglas ja. Aga see on vist selline asi, et kui oleks nagu tööpäeva lõpuni olnud, siis võib-olla polekski nagu pärast tööinimest olnud enam. Vastab küll tõele, jah. Aga ei, ütleme nii, et sellega ma nagu nägin ise ka kõvasti vaeva, et ma ikkagi et infarkti saada või? No jah, vähes ikka kuradi suitsu ei teinud, aga mingid ülekaalud, särgid, kõik nii, et liikusid vähe. Pärast seda nagu natuke tuli nagu mõistust pähe. Et läks nii. Ei ole nagu liiga vana mees. Ei ole jah. Aga vana sa olid? Mis ma siis olin, see oli 2018. Päev pärast sünnipäeva. Palju õnne. Jah, palju õnne täpselt, jah. Ja ma arvan, et kõige mõistlikum... Margus on mul sulle vastu. Oleks pidanud varem magama mina. Ei, ma räägin. Ei pohmane ka, jah? Kusjuures ei olnud. Ei olnud. Rahulik sünnipäev. Rahulik sünnipäev, jah. Nädal sees, jah? No tööpäev. Ei, esmaspäev. Jah, aga pühapäeval oli sünnipäev. Jah. Hea nagu nädalat alustada infarktiga. Jah. Sinine esmaspäev. Ja. No päris sinine ei olnud, aga jah, et nii. Pimesoolega on ka pulli saanud, aga mitte nii hullusti kui Jassil. No sul võeti ära? Jah. Mul võeti ära. Ma olin väike post, siis ma ei mäletan. Ma kunagi ei tea. Mul oleks olnudki. Aga millal sul võeti? Kurat, äkki mingisugune kuskil 2000 kandis midagi sükest. Mingisugune. Täiskasvanu ajal. Ja täiskasvanu ajal. Aga see vist lambist juhtub? See vist on jah. See vist ka sõltub mingist dieedist teinekord, aga. Mul on äkki lapsena, mina arvasin kindlalt, et kui sa oled selle kirsikivi ära. Mul vist oligi see värk olnud. Siis ta läheb sinna pimesoolde ja siis on kõik. Kirsikivi? Ei no, mingid tegelikult pimesool vist on nagu. Ta on nagu siuke mingi lisakanal sul mingi sooles vist või? Kogub mingit sitta täis. Ma ei ole veendunud seda sõna. Ma ei tea ka. Lapsena räägitud. Põhimõtteliselt nagu see torustikus haisulukku. Ja enam-vähem vist, et no, ei no sul pigem ta on nagu see, kui sul on teinekord on kuskil nagu mingi seinas on mingi kraan, vaata mille otsas ei ole midagi. Nii. Siis ta on nagu see asi. Ta ongi nagu pime sooli, ta on pimik. No pime noh. Ja. No pime noh. Nagu tupik noh. No. Et ei soovita noh. Sealt välja. Aga suudaks kuradi elada nii, et südarit ei saaks. Ei, see on, soovitan. Päris hea. Aga peale seda on nagu mingisugune siuke hirm on ka väikene naha vahel või? Tead, ei ole selles mõttes, et noh, et on nagu on. Ja... Aga oled siis nagu elustiili muutunud seal aga? Ülekaalu nagu ei ole. Jah, et ütleme nii, et mingil hetkel hakkasin siin jooksma rohkem ja kuidagi päeva lõpuks on see mingisugusest kuramuse stressist ja kõigest ja muust pasast ka kinni, see päris nii. Õigesti tuleb elada, jah. Jah, et kui suudad. Nova, oleks tühja ära pannud praegu. Jah. Oleks graafikust jumala maas ju. Kui räägime spordist ka veel, siin, et kus see nagu siuke eetiline piir sinu kui spordifunktsionääri jaoks läheb või ma ei tea, oska seda kuidagi teistmoodi sõnastada. Küsi nii nagu tahad. Et mis hetkest nagu see profisport enam ei ole, on siuke nagu
maksad kellegi hobi kinni. Et stabiilselt oled seal mingi 64 ja siis... sa mõtled selles mõttes, et... Te ei ole seda pealt vaatajat, sa mõtled seda? Ei, ma mõtled, et kui sul on toetaja... Neljas olümpia ikka 67. Tšau. Oba, midagi siukest me ei olegi täna näinud. Kuule, mis teema on nende PlayStationite ja... Oota, aga toimib. Ja, ta lihtsalt ütles, et kohe läheb päkki. Kohe läheb, aga meil on aega natuke. Et mis teha sellistega? Et millal nagu ära lõpetada? Millal nagu, no selles mõttes vend on kuradi... Ma saan aru, sa oled 21 aastane vaata. Lubab, no võib-olla late bloomer nii öeldakse Lätis on ju. Aga kui sa oled juba 34 aastane. Ikka veel teed on ju? Ikka veel teed. 67 stabiilselt. Et millal siis nagu, või kes peaks nagu ütlema, et kas see peaks olema pereliige või see peaks... Spordipsühholoog äkki. Me peame rääkima sellest. Aga tegelikult ma arvan, et päeva lõpuks on see nii, et kui sul on mingisugune punt, kes on nõus su disko kinni maksma ja sulle endale meeldib käia. Mulle tundub, et sinna see taandubki ju tegelikult. Ja see lõpuks nagu, ja sulle meeldib seal 60. kohal olla. Ja sa tead, et see ongi sinu lebel, eks ole, siis fine, käik, eks ole. Et mida ma täna nagu, mis on nagu mootorispordis on nagu vähem, aga mingil ajal oli neid nii-öelda nagu gentleman drivereid oli nagu väga palju. No F1 seda ei juhtu, et see nagu level on nagu nii kõva, eks ole. Aga... Samas oli vaata see vene poiss. Jah, ütleme nii, et vastab tõele, et tema, Lance Stroll ka tegelikult. Jah, see tükk ka. Et kuigi tema vist endiselt arvab, et ta tuleb maailmameistriks. Aga see ongi nagu see, et senikoha, ma arvan, et senikoha, kuni riik ei peaks sinu nii-öelda nagu harrastust kinni maksma ja et sa seal kusagil kaugel oled. Eesti süsteem ongi selline, et kui sa ikkagi oled 60, siis sa ju tegelikult sa ei ole mingi kategooria sportlane. Siis sa peadki nagu oma asjadega hakkama saama. Et see on nagu see pool. Aga kui me nüüd nagu võtame jah selle, et näiteks ma ei tea, et ma pean kellegi nagu hobi kinni maksma, siis ma nagu küsiks küll, et poiss, et äkki nüüd nagu astuks kõrvale, et laseks mõne noorema poisi peale. Aga senikaua, Aga see on niimoodi ka, et kellegi koht läheb selle pärast, et keegi on peal või? Käib see nii? Ei kui me räägime nendest tagumistest kohtadest, ega ta siis jah, selles mõttes siis on sinu koha saab ju see, kes on sinust parem tegelikult, eks ole? Jah. Kui nii võtta. Et ma arvan, et see ongi nagu see enesetunde küsimus, et kui kaua sa nagu oled nõus sellega, et sind nagu jopitakse täiega. Mõnes mõttes võtta Eestis ongi ju late bloomerid, et meil ei ole ka mingisuguseid jalgpallis ei ole 18-aastasi superstaari, et nad pigem tulevadki seal õitsele 30-ndat. No kuule, aga vana see Eneligi on. Aga et... Efima mingi... Tema on väga noor, jah. Ja tema on noor. Aga kas on selliseid tüüpe ka, kes ongi late bloomerid, teevadki nagu, hakkabki neid nagu tulemusi tegema, siis olles kunagi seal 20-ndate, ma ei tea, teisel poolel? Mulle tundub, et... On sul mõni näide selline tuua? Mulle tundub, et ja neid tegelikult Eestisse mõtled või? Eestis, kes meil siin võib-olla võiks olla selline, kes on nagu... Mõneti tegelikult võib võtta selle, ta ei ole nüüd nagu late bloomer, aga oli ju Ralf Tilbuntsov, kes ju tegelikult nüüd 31-aastasena tuli ju Euroopa meistriks lühiraja ujumises. Ta oli vahepeal nagu täiesti lõpetas ära ja siis oli vist, ma ei tea, sõbraga võidas kihla või mis me teema seal oli. Ja siis hakkas uuesti ujuma ja nüüd tuli Euroopa meistriks, eks ole. Et, jah, see on nagu selline tagasitulek, eks ole. Okei, see oli lühirada, kõik, ma ei tea, maailma ässad ei ole seal ja nii edasi. Ja see oli Euroopa, eks ole, but still. Et, no Euroopa kõige kõvem vend olla milleski on nagu päris hea. No, absoluutselt. Ja kui ma nüüd nagu... Nüüd kaotasin ikkagi vist või? Jaa, nüüd ma jälle kaotasin. Mina kaotasin vist, ma ütlesin 8 ette sulle või? Ja minu arust kui sa 8 lööd, siis on hästi. Nüüd tuleb panustamise segment. Yeah. Mängu võitjaks osutusin mina, seega panen ka mina panuse. Käesolev mäng on siis Manchester United City. No ma arvan, et võiks panna äkki viigi peale. Koefitsient on siin 3,9. Why not?
ja oleme tagasi. Oleme tagasi. Et väga palju siis neid selliseid ei ole, aga mõni ikka võib-olla on. Jah, mõned võib-olla on, aga tead, maailma sport üldse laiemalt, kui te nüüd nagu vaatate ka, jalka poole pealt ju näete tegelikult, kui palju neid noori kutte juba mängib mingites kõrgetes liigades, eks ole, koondistes. Et see on teema ja täna ma tegelikult mõtlen ka selle peale, ma vaatan huviga praegusel hetkel, mis nagu seal Dakari maratonrallil toimub. Et seal oli nagu varem räägiti ka, et Dakar on hull kogemuse business, aga seal ongi nagu okei. Carlos Sainz on vana 63-aastane, paneb ikka endiselt edasi. Kõva. Aga juba tulevad noored kutid autodega, tsiklitega, kõigega. Suudavad sõita juba küll. Yeah. Et see noorte peale tulek on ikkagi tegelikult päris korralik. Ükskõik millisel teisel spordialal täpselt samamoodi. Dakar on üsna füüsiline ka. Ta on jah ikkagi, paned seal mingisugune parematel päevadel üle 900 kilomeetri päevas, nii et seal võib-olla see noorus on 18-aastane kutt nagu peab paremini vastu kui see 60. Jaa, aga kurat, seal sa pead oskama seda kõike lugema, lugeda, kus sa sõidad, eks ole. Et seal on liiva sees. Ei, seal on ka omad trikid, nii et pigem ma arvan, et täna sport muutub noorematena aina professionaalsemaks. Aga millest see tuleb? Konkurents ongi nagu see, et tahad nagu kõrges mängus olla ja teisest küljest ka see, et ma arvan, et väga palju, kui me täna võtame ükskõik millised, ja seda oma jalgpalli, et kõik, kes täna tipus on, ega need ei tule mingitest sellistest kuninglikest perekondadest ja kuldlusikest suus. Nad on kuradi kõik olnud ju fucking näljased. Mitte nüüd nagu selles mõttes, otseses mõttes, aga saate aru, et nad on nagu tahavad kuhugile jõuda. Ja siis ongi võib-olla, kui see on, võtad siin Eestis mingisugused kutid, keda, ma ei tea, viiakse Mersuga trenni ja tuuakse Audiga trennist ära, et siis ongi nagu see. Me oleme kellegagi rääkinud ka, jalka mingisuguse. Ja see ei ole näljane, Seal oli see probleem ka, et sul nad viivad ja toovad trenni, aga mis ülejäänud aega on, et kui sul on suvel on poisid puhkavad kuskil maakohtades, et trenn ei toimu, siis nagu, mis sa ootad siis, et see on pool pühendamist. Ja võib-olla sul on nagu hoopis mingi teine trenn on veel kõrval, et mis on nagu, lõppkokkuvõttes on ju kõik fine, inimene ju teeb, mida ta tahab, aga kui sa võtadki nagu jalka perspektiivist, et miks meil ei tule neid mingisuguseid noori imelapsi peale, siis see tulenebki sellest, et tegelikult nagu lihtsalt ei tehta piisavalt nagu selleks võib-olla tööd. No ja tegelikult ma mõtlen nagu seda poolt ka, et kui sa täna nagu noore sportlasena, ja ma ei tea, oledki seal kuskil sellel levelil, et lõpetada Audentes ära, eks ole. Kui sa oled Aude ära lõpetanud, Audenteses oled sa ju, ma ei tea, hoitud, sul on söök, sul on ööma ja kõik, on olemas treenerid, suurepärased tingimused. Lõpetad selle ära ja siis otsustad, et ma tahan ikkagi olla sportlane. Ja siis sa pead hakkama nagu ise raha teenima. Sa pead kogu selle rahastuse leidma, et endale treener võtta. Ja selles mõttes ma nagu hullult respekteerin neid, kes on selle teekonna valinud. Sest spordiga Eestis kahjuks väga palju ei teeni. On üksikud näited, kes nagu teenivad, eks ole. Aga kui sa oled mingi tavaline kerge jõustiklane, ega sul nagu selles mõttes nagu tohutut raha ei tule, et sa teenidki nagu oma selle, ma ei tea, jõuad lõpuks ideaalis EOK A-kategooria sportlase tasemele, saad sealt mingisugune sportlase palga, mis ka 2 aasta pärast vaadatakse üle, oled sitt olnud, siis lähed palgalt maha, oled hea olnud, püsid palgal edasi, et sa teed selle valiku ja see ropp töö, mida tegelikult need poisid ja tüdrukud teevad selle nimel. Oleks palju lihtsam, ma ei tea, minna Jõhvi koodi kirjutama, õppima ja siis me seal Boldis istuda ja ei tea, pinksi mängida ja tasuta võikusid süüa Aga ma usun, et eks neil on see küsimus ikkagi aeg-ajalt ju peas ka, et miks ma teen seda. Kindlasti, aga see ongi see mingisugune eneseteostuse vorm ja õnneks me näeme, et täna siin ongi, ma ei tea, kossupoisid lähevad, mängivad juba täiesti nagu sellistes arvestatavates liigades, eks ole, nii Euroopas kui ka siin USAs koolides. Et selles mõttes nagu tehakse nagu häid valikuid ka. Draftilootust räägitakse. Ja Veesaare puhul, eks ole. Aga ma arvan, see kõige suurem probleem ongi see, et täna tegelikult, kuhu ma olen oma mõtetega jõudnud, on see, et Eesti spordis me oleme nagu ellujäämisrežiimis, et me nagu, kui me, ma ei tea, paneme oma eelarvet kokku, ma näen täna sportlast eelarvet, siis eelarve tulem peab olema 0. 0 on ideaalne. Kehvemal juhul on miinus, vanemad maksavad peale veel, eks ole.
aga miks sa ei proovi arvestada sinna sisse seda sama plusspoolt ka, et et sa suudad nagu ennast müüa. See toode täpselt samamoodi, see on täiesti elementaarne, et sa peaksid palka saama. Te ju kurat tasuta ei esine. Ei. Jah. Või siis nagu see, täna TikToki presents on ju, teed seal midagi huvitavat. Oled sa nagu lõbusportlane? Aga ma arvan, et see on nagu tänasel päeval, see on nagu paratamatus ju. Sa pead, selles mõttes sa peadki seda enda brändi ehitama nagu. Just. Siin ei olegi muud varianti. Aga kui see päris Rodri ei ole, vaata, siis sa pead olema see mingisuguse presentsiga mees. Et sul oleks need... Lõpuks on ikkagi taandub jälle selle juurde, et kui sa lähed mingisuguse sponsori juurde ja ütled, et sul on, ma ei tea, 15 000 Instagrami followeri, siis tegelikult see jutt on juba teine, kui sul on 0, on ju. Siuke alustab. Ja, et sa kuskilt nagu hakkad ehitama ja see oleks tegelikult täiesti normaalne, et sa ikkagi nagu suudad mingisugust nagu ise endale pappi teenida. Pillume palli ka, teeme 1 miinuseni. Tavai. Ja selle taustal, ma arvan, et kui me oleme rääkinud kogu aeg, siis kõik on meile, raha ei ole. Kus raha ei ole, kõik on perses, siis ma tahaks sult mingi 3 asja, mis on nagu jube hästi Eesti spordis. See on hästi või? Okei. Ei, tegelikult see on hea, et me niimoodi lõpetame. Ei tahaks ka nagu selline sitatooniga lõpetada. Kogu aeg kõik räägivad, ma ei tea, lund ei ole, kõik on jube kehva. Et spordile raha ei jätku, mitte midagi kuhugi ei jätku. Aga et mis nagu, mis on super hästi, 3 asja Eesti spordis. Mööda vist, eks? See on super hästi. See on ilus. See nii peabki või? No nii võib. Aga meil on äkki... Lasime kõrvalpuitast lasime kunagi kiirotti. See on hea. Et on väga. Nii. Nii, see on... Sellega on hästi, jah? Nii. Okei. Okei, ma hakkan otsast tulema. Ma usun, et meil on... Nii, aga ma ootan ikkagi vastust. Ja, ma arvan, et üks asi, mis on täna Eesti spordis hästi, on see, et me nagu oskame nagu kuradi hästi võistlusi korraldada. Just mõtlen nagu tiitlivõistlusi, suuri tiitlivõistlusi. Et oli siin just kahevõistlus MK. Tuleb laskesuusk, on Rally Estonia, Kossu, Võrku. Selles mõttes ongi nagu see, et me teeme ja olles ise mõningad nende võistlustega nagu kokku puutunud ka. Ja sa näedki, et kõik ütlevad, ja see ei ole mingisugune see elementaarne viisakus, et te teete siin nagu nii hästi. Sa saadki aru, et meil on nagu see, kus ma ütlen, käinud mingitel muudel võistlustel ka, kõik ongi Kesk-Euroopas. Vahet ei ole, teeme ära, kogu aeg on nii olnud, eks. Aga meil on nagu see, et tuhk on siuke, et kurat, ma tahan veel paremini teha. Me tahame nagu, me ei ole maailmameistrid, me oleme nagu korraldamise maailmameistrid. See on nagu see mingisugune rahvuslik nälg on püütud seal korraldada siis asja ajamise. Ja, aga tegelikult ma arvan, et see on nagu igal pool mujal ka, et ma kujutan ette, et kui me mingisuguseid, ma ei tea, Eurovisiooni korraldaksime, meil oleks samamoodi mingisugune nälg juba ägedalt teha seda, eks ole. No ise asi on see, kes raha järgi tuleb. Aga teine asi on see, et ma ikkagi tegelikult ütlen, et meil on nagu mega palju ägedaid noori, kes on nagu see mingisugune vahepealne periood on üle elatud. Et praegu on nagu sellised noored, kellest ma rääkisin, ongi silm särab peas, kurat, ma tahan panna, ma tahan sporti teha, ma tahan kuskile jõuda. Et see on nagu väga okei. 2 asja on olemas. Yes. Nii. Praegu on keegi sisse saanud. Ei, nii ma. Tule. Minu korda. Sinu korda, jah. Nii. Meil juba juhtuks õnnetus. Meil on õnnetusi juhtunud, jah. Me 1 miinuseni teeme vähemalt. See oleks, ütleme, et võib-olla kestaks isegi kauem, kui kogu see PlayStationi meil... Minu kord. Kiivi kord. Ja. Ja ma ei tea, 3. asjana tegelikult ma usun, et võiks välja tuua selle, et mingisugune riigil on ikkagi soov sporti toetada. Ja täna ütleme nii, et mingites kärbetes meie oma Team Estoniaga nii palju pihta ei ole saanud. Meie oma Team Estoniaga tegelikult kärbetes nagu nii palju pihta ei ole saanud, mis on okei. Aga kes rohkem on saanud? Ma ei tea, võib-olla kultuur.
ma ei tea. Siin pannakse jah mingid barista hobisid kinni, et mis nagu toob mind ka nagu selle juurde, et no, et kultuuri rahastuse jagamine ja kui eetiline jaoks on, et kui sul on parssi või saab kõigi sisse või? Ma püüan. Pane. Muidu olen siin saanud küll, aga muidu oled saanud? No praegu ei saa. Kuule, peaks seda tegema, et kui korvile pihta ei saa, siis on miinus. Alustused uuesti. Kuule, nüüd on jumala pikk täiesti seal küll all on. Võib-olla tõmbus siin saate kinni ära ka. Oot. Me saame kiire lõppmängu teha, kui me paneme selle reegli, et korvile peab pihta saama. Korvile peab pihta saama? Korvile pihta saama, jah. Samast kohast siis. Ahah. Teeme kõik samast kohast ja korvile pihta. Ideaal läks. Lähedavad kõige. Jääme küll noppima seda tegema. Tati läks tegid seda väga hea visata nüüd. Kindlasti. Ja nii on. Sina vist ei saanud pihta nüüd, on ju? Ma ei saanud pihta. No meil on lõppmäng praegu kiirega. Hakkas kolistama. Tundub, et sina võitsid selle mängu. Sina võitsid selle mängu. Aga siis te panuse ja lähen laiali. Panustamise aeg. Noh, kurat. Ilus lõpp. Tore, et vaatasite. Lõpuks saime teada, et Eesti spordis on midagi hästi ka. Jah, kõik ei ole kaotatud. Kõik ei ole kadunud ja kaotatud. Vaadake mind järgmine kord ka. 2 nädala pärast umbes. Tuleb välja, et ma olen korvpallis meeletult andekas ja oleme siis mõelnud sedapidi, et selle viimase panuse teeme alati võimalikult obskuurse. Ja mida see siis tähendab, on see, et teeme panuse, millest me tegelikult võib-olla väga palju ei tea, aga mis tundub meile naljakas. Seetõttu liigume kriketisse ja näen, et siin nädalavahetus on toimumas põnevus matšis naiste kriketis Up Warriors versus Mumbai Indians ja mina arvan, et Mumbai selle võtab ja kombosse paneks ka ei miskit muud kui Ameerika jalgpall ja näen, et Chicago Bears ja Los Angeles Rams lähevad siis vastamisi, paneme loomulikult Los Angelese peale. Ehk siis kombopanus Mumbai ja Los Angeles.